Tere, mina olen siis Signe Viira, ma olen 3 lapse ema ja olen Tartu lasteaia rõõmupesa õpetaja ja töötan sealsamas mänguterapeudina. Kui ma hakkasin eile mõtlema, et kuidas ma jõudsin mänguteraapiani, siis kõigepealt ma mõtlesin, et ma ei mäletanud enam, et ma ei mäletanud enam seda aega, kui ma ei olnud mänguterapeut ja ma ei mäletanud enam, kuidas ma mõtlesin enne mänguterapeudiks saamist. Et see mänguteraapia ja mängu olulisus saanud justkui osaks minust ja mulle tundub, et see mänguga seonduv on kõik nii lihtne, et mis sellest üldse enam rääkida. Et lapsed ju kogu aeg mängivad, et kuidas saab üldse rääkida pikalt ja laialt millestki nii lihtsast ja tavalisest asjast. Aga kui tagasi tulla selle juurde, kuidas ma sain mänguterapeudiks, siis ikkagi läbi oma laste. Et kui Sirli siin enne mainis neid suuri elumuutusi, siis meie kolisime ja minu lastele mõjus või ühele lapsele mõjus see kuidagi eriti selliselt suurelt ja teda oli vaja toetada. Ja siis ma hakkasin otsima abi ja leidsin Pere ja Kodust hästi toreda artikli mänguteraapia kohta. Ja ma mõtlesin alguses, et prooviks ka oma lapsega mänguteraapiat. Aga siis ma mõtlesin, et miks mitte õppida ise mänguterapeudiks, sest mulle tundus kuidagi imelik või naljakas, et ma viin oma lapse kellegi võõra juurde, ma tahtsin seda ise osata. Ja ma julgustan kõiki teid ka uurima rohkem mängu kohta just selleks, et te saaksite ise oma lapsele toeks olla. Või ka rühmaruumis, kes on õpetajad, et mina näiteks kasutan rühmaruumis ka lastega tegeledes hästi palju mänguteraapia võtteid ja ausalt öeldes ma ei saagi enam ise aru, millal ma neid kasutan. Ja ma pean ütlema, et mul on sattunud selline hästi tore lasteaed, Tartu rõõmupesa lasteaed, kus lasteaias on võetud nädalas üks päev, meil on reede näiteks, ongi vabamängupäevaks, see on mänguõppimise päev ja mängimise päev, kus lapsed terve päeva saavad mängida ilma täiskasvanu juhendamiseta, ilma õppetegevuseta. Aga mis siis on see mäng? Nagu ma ütlesin, et see on midagi väga lihtsat ja sellepärast tundub, et sellest on hästi keeruline rääkida. Et kui te nüüd mõtlete Sirli ettekandele tagasi, siis võite korra mõelda, mida teie enda jaoks tähendab vabamäng, just nimelt see mäng, mida keegi ei juhenda. Võib-olla tuleb lapsepõlvest meelde mõni lemmikmäng, võib-olla mõni parim mängukaaslane. Ma küsisin, jah? Jaa, oota. Tegi minuga ka seda sama. Ma ei ole pannud uut pilti veel selle pärast. Sa tahtsid panna? Jah, nüüd tuleb uus pilt. Tule. Ma küsisin enda lasteaias ka, küsisin laste käest ja küsisin õpetajate käest, et mis asi on mäng. Kõigepealt nad jäid mind mõneks ajaks vaatama, et mis sa nüüd minu käest küsid, et see on ju midagi nii lihtsalt, kuidas ma seda sulle seletan. Et seda lihtsat asja on tõesti raske seletada, aga nad siiski vastasid mulle ja osad vastused on siin teie ees ja siit vastustest tuleb välja, et mäng ongi midagi lõbusat ja toredat, midagi sellist, mida lapsed tegelikult tahavad teha. Millega neile meeldib tegeleda. Ma usun, et mõned emad on kuulnud kodus lapse käest pärast pikka lasteaiapäeva sellist muret, et kuidas läks, mängida ei saanud. Et mängu jaoks jääb paraku lasteaias küll liiga vähe aega. Ja üks mängu-uurija, doktor Stuart Brown on öelnud, et ega see mängu defineerimine ongi üks väga tobe tegevus, et mängu defineerimine on sama nagu jutustada lahti nalja. Et kui sa jutustad lahti nalja, siis see ei ole enam naljakas. Aga siiski tema pidi esinema inseneridele ja on ju selge, et inseneridele esinedes peab sul olema olemas mängu definitsioon. Ja siis ta panigi kokku enda poolt sellise mängu definitsiooni, mis osaliselt kattub Sirli poolt antud mängu definitsiooniga, aga ma natukene räägin selle rohkem lahti. Et mäng ongi näiliselt eesmärgitu. Sellel puudub täiesti praktiline väärtus. Sellega ei saa teenida raha, see ei too toitu lauale. Tundub nagu oleks tegu ajaraiskamisega.
Aga mängu eesmärk ongi, nagu Sirli ka rääkis, et ta on sisemine, teda mängitakse mängu iseenda pärast. Ta on selline lapse baasvajadus, millest laps ei saa mööda vaadata, mida tal on tarvis teha. Ja teine asi, mille ta üles märkis, oli, et mäng on spontaanne. See algab justkui mitte kuskilt ja siis ta kestab ja ta lõpeb ka justkui mitte kuskile, aga mängu tavaliselt lapsed ei alusta niimoodi, et homme kell 10 hakkame kodu mängima. Et tekib tunne, et ma väga tahaks ja nüüd hakkab mäng, siis nad küll ütlevad, jah, nüüd mängime, aga ta ei ole niimoodi pikalt ette planeeritud. Mäng on vabatahtlik. Seda ka Sirli mainis, et mäng on vabatahtlik. Vygotsky on öelnud mängu vabatahtlikkuse kohta seda, et see on mängu üks tähtsamaid omadusi. Ja mängu üks tähtsamaid omadusi on ta seetõttu, et kui näiteks juhtub, et mängus on mõni laps, kes tahaks väga kedagi kiusata ja ta kiusabki, siis mängust on alati võimalik lahkuda. Mäng peab olema lapse jaoks lõbus. Kui see muutub tema jaoks piiravaks, siis ei ole see enam mäng, siis see mäng ei ole meeldiv ja see mäng tuleb lapse jaoks ära lõpetada. Ja lapsel on alati võimalus mängust välja astuda, kui ta selleks näeb vajadust. Samuti, kui mäng on lapse jaoks liiga hirmutav, peab tal olema võimalus mängust välja astuda. Et see vabatahtlikkus on just sellepärast oluline, et laps saab ise ennast reguleerida, saab arvestada iseenda vajadusega mängides. Ja mäng on vaba ajapiirangust. Mängul ei ole kindlaks määratud aega, et ta kestab ainult 20 minutit. Minul kodus on selle ajapiiranguga seoses, ma hakkasin mõtlema, et miks on nii, et toad on kogu aeg sassis. Mänguasjad on kogu aeg koristamata. Ja see on sellepärast, et siis ma mõtlesin välja, et see on sellepärast, et lapsed mängivadki kogu aeg. Nad mängivad kogu aeg. Võtavad automängu, liiguvad sellega natukese aja pärast legomängu. Siis legomäng saab otsa, siis liigutakse mingite legojuppidega järgmisse kohta losse ehitama. Ja siis ma taipasin, et ma ei saa ju mängu keskel öelda lastele, et oi, see mäng lõpeb, nüüd tuleb need asjad ära panna, nüüd koristage ära ja nüüd hakkab alles teine mäng. Seda tihti tehakse lasteaias, sellepärast, et muidu jääks lasteaiaruum hästi sassi. Aga kodus ma märkasin, et võib-olla see polegi nii halb, et mul toad kogu aeg sassis on. See tähendab, et lapsed saavad vabalt mängida. Neid ei piira see aeg, et nüüd mäng lõppes, nüüd peab ära koristama, nüüd võtke alles uus mäng. Sest et lapse jah, see mäng muutub ühest mängust paraku niimoodi teiseks, et see on selline märkamatu. Ja nagu Sirli ka mainis, on lapsel selline sisemine tung mängida. Ja see on ka, nagu Sirli ütles, looduse poolt juba paika pandud. Kõige lihtsam näide sellele on loomad, kes mängivad. Ja mängu-uurijad on mängu uurinud just selles võtmes ka, et kui vana siis see mäng on, millal ta algas, millal ta tekkis. Ja ei olegi ühtegi algus sellist daatumit teile öelda, sellepärast, et mäng on justkui olemas olnud aegade algusest igavesti. Et teadupärast loodus elimineerib need asjad, mis on mitte vajalikud, aga millegipärast on see näiliselt eesmärgitu mäng siiamaani püsima jäänud, et ta ei ole kadunud, loodus ei ole teda ära kaotanud. Ja just sellepärast, et mängul on nii suur seesmine eesmärk, kui asjal on sisemine eesmärk, siis see toob lapsed praegusesse hetke. See on siin ja praegu, see on väga tähtis, mis ma praegu siin teen. Välised eesmärgid on sellised eesmärgid, näiteks, et ma õpin praegu selleks või harjutan selleks, et ma oleksin homses töös väga tubli. Välised eesmärgid ei kesta kunagi väga kaua ja nad tekitavad pigem stressi, aga sellised sisemised eesmärgid, ma mängin sellepärast, et see ei ole nüüd lapsel teadvustatud, aga ma mängin sellepärast, et ma tahan näiteks osata paremini sõpru hoida. See tähendab, et ma harjutan mängides kogu aeg seda, kuidas ennast kontrollida, kuidas sõpradega läbi rääkida,
ja see on lapse sisemine vajadus hoida mängu. Ja mängides on alati vähendatud eneseteadlikkus. See tähendab seda, et kui laps võtab mängus endale mingisuguse rolli, näiteks, et ma olen Kati ja mul on pikad juuksed või mul on, ma ei tea, kõik, mis rolli ta siis võtab, et ta loob endale selle karakteri ja ta ei pea mängides muretsema, et mina ise paistan tobe välja või mina ise olen liiga naljakas või keegi hakkab minu üle naerma. Mängides on see roll justkui lapsest väljaspool ja ta teadvusta endale seda niivõrd seda rolli. Ja samal ajal on võimalik võtta ka endale hirmutavaid rolle. Siukseid rolle, mis võib-olla tavaelus ongi lapsele tunduvad väga hirmsad ja tal on võimalik see hirmutav kogemus endast justkui lahutada, pannes selle tegelase justkui sellesse rolli. Tegelikult sama töötab ka näiteks lasteteatritega ja lasteetendustega ja siis muinasjuttudega, et muinasjuttudeks, mis kasutatakse hästi palju loomtegelasi lastel, on see, et see pakub lastele võimaluse samal ajal selle tegelasega samastuda ja vajadusel, kui see olukord läheb liiga intensiivseks, siis ka sellest tegelasest eemalduda. Ja mäng on alati improvisatoorne. See pakub lapsele võimaluse harjutada läbi olukordi, mida me tavaelus võib-olla ei julgeks teha, mida nad ei julgeks võib-olla tavaelus ette võtta. Ja niimoodi lapsed õpivad leidma lahendusi ja hakkama saama ka olukordadega päris elus, mis võivad ette tulla. See on justkui harjutus. Mäng on justkui harjutus päris elus hakkama saamiseks. Et nagu Sirli ka enne ütles, et mäng on hästi stressivaba, mis tähendab, et lastel on mängides hästi suur julgus eksida. Nad ei pea kartma tulemuse pärast, nad ei pea kartma selle pärast, mis saab siis, kui ma teen midagi valesti. Ja seetõttu ongi ta nagu harjutus päris eluks. Aju harjub ära ohtlike olukordadega mängides, näiteks laps, kes laseb liumäest alla, laseb järgmine kord veel suuremast liumäest alla või võtab mängides ette olukordi, mille peale ema nagu mõtleb, et issand jumal, et mis nüüd saama hakkab, ta võib ju sealt kukkuda, midagi võib juhtuda. Tegelikult ta harjutab ennast hirmuga hakkama saama ja kui aju on juba mängides selles stressivabas olukorras hirmuga hakkama saanud, siis tal on päriselus nendes jubedates olukordades palju lihtsam toime tulla, sellepärast, et aju ei lülitu enam sellesse roomaja režiimi, kus aju ei tegele enam mõtlemisega, vaid püüab iga hinna eest sellest õudsest olukorrast kas ära põgeneda või siis võitlema hakata või siis tardub. Ja lapse mängu eesmärk on ikkagi see, et mäng kogu aeg kestaks. Et mäng ei lõpeks ennem selle lõppu ära, et ükski olukord ei lõpetaks mängu ja selleks on vaja lapsel harjutada eneseregulatsiooni, millest Sirli ka rääkis enne. Et eneseregulatsioon mängus ongi see, et kui ma tahan, et Ants minuga ikkagi iga päev nende autodega mängiks, siis võib-olla ma 75 korda löön seda Antsu ja siis mäng lõpeb ära. Aga võib-olla 76. korral ma õpin, et kui ma seda Antsu ei löö, et siis ta mängib minuga edasi ja meie äge automäng ei lõppegi siin ja praegu kohe ära. Et see on selline asi, mida laps õpibki ainult mängides, et teistega arvestama. Ahaa, kuule, võib-olla sellele Katile ei meeldinud, et ma ütlesin talle, et kuule, sa oled nõme printsess. Et sa õpib arvestama teiste tunnetega, märkama teise lapse tundeid ja aru saama teiste laste emotsioonidest. Ja nagu Sirli mainis, on mängus hästi tähtsal kohal reeglid
ja Vygotsky ongi öeldud, et reeglid on mängus kõige demokraatlikumad üldse, sellepärast, et need on omavahel kokku lepitud selliselt, et need peavad sobima kõigile lastele. Need peavad sobima olema sellised, et kõik lapsed nendega arvestaksid ja kõik lapsed neid ka järgiksid. Ja kui mängus tekib hetk, kus on vaja neid reegleid muuta, siis lapsed peavad jõudma ise selleni seal mängu sees, et mäng kestaks. Ahaa, ma nägin, et sõbrale vist ei sobi päris hästi see, kuidas me oleme mängu alustanud. Nüüd vist on see, et kus ma pean arvestama sõbraga ja ma pean arvestama sellega, et nüüd tuleb vist reegleid muuta. Ja samuti on mängu eelmise selle punkti kohta veel nende reeglite kohta tahtsin öelda, et näiteks erinevates mänguliikides, näiteks võitlusmängus on ju olemas reeglid, et keegi ei saa haiget. Et kui päriselus võib juhtuda, et lapsed lähevad kaklema, siis võib keegi haiget saada, aga miks nad julgevad võtta selliseid mänge on, et nad teavad, et nad ei saa haiget. Ja selline Vygotsky mänguteooria toetab ka tema seda lähima arengutsooni teooriat, kus laps püüab olla alati natukene targem, julgem, parem ja osavam sellest, kui ta päriselt on. Et selleks loob laps ise endale mängu, mis on alati pisut keeruline, sellepärast, et iga mäng saab kiiresti otsa. Igavat mängu ei viitsi ükski laps mängida. Mäng peab olema põnev ja pisut keeruline. Ja siin ongi siuke kokkuvõtlik selline lause Vygotskilt endalt, et lapse mängus on olemas kõik vajalik mitmekülgseks arenguks. Mängides on laps alati vanem oma tegelikust vanusest, just nagu oleks ta ise endast peajagu pikem, targem ja osavam. Aga nagu Sirli ütleski, ennem rääkis, et milleks siis, kui lapsed nagu mängiksid kogu aeg, et siis see olekski juba iseenesest teraapiline. Et milleks siis oleks vaja üldse seda mänguteraapiat. Et Sirli mainis ka, et on probleeme, millega lapsed ise hakkama ei saa. Et lihtsamad probleemid nad lahendavad omaette mängides ja sellised keerulisemad probleemid vajavad ikkagi mingit toetavat täiskasvanud või toetavat kuulajat. Et ma olen lugenud uuringutest, mis on tehtud selleks, et muuta inimeste traumeerivaid mälestusi. Ja selleks, et neid muuta, tegelikult on niimoodi, et iga kord, kui te mõnda mälestust meenutate, siis ta muutub. Ja ta muutub vastavalt sellele, kes teid kuulab. Näiteks, kui te räägite, mul oli täna tööl nii jube olukord, direktor riidles minuga ja lapsevanem tuli ja ütles mulle halvasti ja siis kodus või sõbranna või keegi ütleb teile, et ei ole midagi, et mul oli veel hullem või ära põe ja mine homme uuesti tööle, et pole hullu ju. Et siis te tunnete ju ka, et teid ei ole kuulatud ja teid ei ole aktsepteeritud, teie tundeid ei ole mõistetud. Et lapsega on samamoodi, et kui ta esitab seda, nagu Sirli ütles, et läbi mängu, kuna mäng on laste keel ja kui ta mängib mingit mängu, mis tundub teie jaoks hirmutav või kui ta tuleb teie juurde mõne oma murega, te ütlete oi, et pole ju hullu, et laps tunneb ennast samamoodi, et teda ei ole kuuldud ja mõistetud ja vahest nende kõige suuremate probleemidega saabki aidata siiski pigem õppinud mänguterapeut. Aga kui nüüd tullagi mänguteraapia juurde, selle juurde, et millega põhiliselt tullakse minu juurde mänguteraapiasse on laste emotsioonid. Ja siin on selline tore pilt, kus on kahte sorti emotsioonid peal, positiivsed ja negatiivsed. Et ega keegi ei tule väga positiivsete emotsioonidega, et kuule laps on rühmas liiga rõõmus, et tullakse ikkagi nende emotsioonidega. Ma arvan, et mitte, et see ei ole mureks. Aga mis ma tahtsin nende emotsioonide kohta tegelikult veel öelda on see, et mänguteraapias me ei jagagi ühtegi
ühtegi emotsiooni positiivseks ega negatiivseks või selliseks, mida me ei taha ja selliseks, mida me tahame. Kuigi on ju ilmselge, et nende positiivsete emotsioonidega on palju lihtsam hakkama saada kui nende negatiivsetega. Ja ongi niimoodi, et nagu Sirli mainis, et põhiliselt tullaksegi mänguteraapiasse, kui lapsed on vihased. Ja sest see viha paistab ju hästi välja. Mul on siin üks tore pilt järgmisel slaidil, et ilmselt kõik tunnevad see pildilt ära viha. On ju hästi silmapaistev. Enamasti vihane laps plahvatab, teeb teistele haiget ja siis on õpetajal raske rühmas temaga hakkama saada. Aga siin ma olen toonud välja veel teised baastunded. Need on nüüd baastunded Paul Ekmani järgi, et neid klassifikatsioone on teisi veel, aga mulle väga meeldib see 6 baasemotsioonist koosnev nimekiri. Et kindlasti üks tuttav multikas enamusele siit. See on väga hea multikas, mida lastega koos vaadata. Et sellest multikast on nüüd välja jäänud see üks emotsioon, et see on rõõm, kurbus, viha, hirm, vastikus ja veel on üllatus Ekmani järgis üks baasemotsioonidest. Aga mina mõtlesin, et mina täna üldse ei tahakski rääkida vihast, sest mulle tundub, et vihast on juba räägitud küll. Ja ma mõtlesin, et ma räägiks hoopis ühest teisest emotsioonist, mis pahatihti ei paista üldse välja. Ta võib olla, ma arvan, või mulle endale tundub ja minu enda jaoks ta võib olla veel tohutult palju suurem tunne, kui on viha. Viha on minu jaoks võib-olla ka kellegi teise jaoks midagi niisugust äkilist, ta tuleb, ta läheb ja siis on kõik jälle hästi. Aga mina tahtsin täna, võib-olla keegi vaimab ära, missugusest emotsioonist ma tahtsin rääkida, mis on ka lastel hästi tihti suureks mureks ja see on hirm. Et hirm on selline emotsioon, mis laste puhul meil võib näida sageli hästi selline tühine, et täiskasvanul on olemas juba niisugused eneseregulatsiooni võtted, et ma kardan midagi väga, aga ma suudan selle endale lahti seletada, et ette mõelda, et see on nii, et siis see polegi minu jaoks väga hirmus. Aga lastel puudub elukogemus ja puudub oskus sellest hirmust üle olla. Kõige lihtsam näide on kollid voodi all. Et täiskasvanuna me teame, et need kollid on voodi all, aga lapse eriti niisuguses elava fantaasiaga faasis lapsed ei seleta endale seda kuidagi loogilise mõtlemisega lahti, et seal voodi all ei ole kolle. Ja siin mul ongi välja toodud sellised põhilised tavalisemad laste hirmud. Hirm üksi oleku ees, imeduse hirm, koerad või teised, koerad või teised suured loomad, putukad, arssid ja süsti saamine, võõrad valjud hääled ja just need samad fantastilised tegelased, kollid, kapis ja voodi all. Et kui laps tunneb hirmu, siis esmane tunne ilmselt lapsevanemal või mõnel teisel, ükskõik millisel täiskasvanul, kui laps tuleb sinu juurde hirmuga, on ikkagi see, et sa tahad ju seda hirmu ära võtta. Sul on ju lapsest kahju ja sa ei taha, et ta enam kardaks. Aga hirmude vastu võitlemisel ongi hästi oluline see, et me ei kardaks ise neid hirme, mis lastel on. Et võib-olla need laste hirmud tekitavad või meenutavad meile enda mingisuguseid lapsepõlve hirme, aga neid hirme ei tohi karta ja ei tohi karta nendega tegelemist. Et kui ma nüüd ütlen, et kui laps tuleb sinu juurde hästi suure hirmuga, et siis tuleb lapsega sellest hirmust rääkida, siis võib tekkida küsimus, et aga kui ma sellest hirmust lapsega räägin, et kas sa siis ei hakka veel rohkem kartma? Et äkki ma teen selle hirmu tema jaoks siis veel suuremaks ja veel hirmsamaks. Tegelikult on vastupidi, et hirmult tähelepanu kõrvale juhtimine annab lapsele hästi selge sõnumi, et see hirm on ilmselt minu enda asi. Ma pean sellega üksi hakkama saama
et võib-olla see on tobe hirm, aga see hirm püsib vaatamata sellele, et võib-olla ta on kellegi teise jaoks tobe. No üldiselt vist selline tavaline viis ongi, et me üritame sellelt hirmult tähelepanu kõrvale juhtida. Aga see on samamoodi lapsele sõnum, et see hirm ei ole hirmu tundmist väärt, olgugi, et see tunne on tema sees ikkagi olemas. Et siis võibki hoopis rääkida lapsele, et olgu sul seal voodi all on see koll. Milline see koll on? Missugune ta välja näeb? Mis teeb selle kolli hirmsaks? Mis on tema juures kõige hirmsamat? Sellega sa annadki mõista lapsele, et sa oled kuulanud teda, sa oled tema murest aru saanud ja et sa usud, et seal päriselt võibki olla see koll, keda ta kardab. Ehkki sa muidugi ise tead, et seda kolli ei ole. Aga samas ei peaks sellele hirmule ka hästi pikalt nagu pidama jääma, et seda auku selle hirmukolli ümber veel suuremaks ja tugevamaks kaevata, et sellest saab edasi minna, saab arutada, mis me saame siis teha sellega, et mis on selle, saab ühiselt otsida neid lahendusi, kuidas selle kolliga võidelda, saab panna lapse tundma ennast vapramana, et ta saaks oma hirmudega toime tulla. Ja selle juures peab meeles pidama, et nagu Sirligi ütles, et ei ole sellist lahendust, et sa tuled ühe korra ja see on kõik korras. Hirmudega tegelemine võib kesta pikka aega ja võib tunduda, et nüüd on kõik korras. Ja siis mingil hetkel võivad need hirmud uuesti tagasi tulla ja siis peab nendega uuesti tegelema. Ja nüüd ma teekski tegelikult teiega läbi 3 sellist erinevat tegevust erinevate hirmude või lapse muredega, et kuidas tegeleda lapse muredega. Ja esimene on selline meetod, nagu ka Sirli mainis, et mänguteraapias võib kasutada lugude rääkimise meetodit. Lugusid võib lastega koos ise välja mõelda ja võib neid internetist otsida. Minul on siin üks selline lugu, mis räägib hirmust tundmatute asjade ees. Lapsed sageli kardavad asju, millest nad aru ei saa. Ja kuidas siis tegeleda nende asjadega, kuidas neile tuttavaks teha need asjad, millest nad aru ei saa, mis näivad neile täiesti võõrad. Ja see on lugu Pillest ja ühest hirmsast nõiamajast. Et sa võid ennast nüüd kuidagi mugavalt sinna sisse seada ja kes tahab, võib silmad ka kinni panna, et loen teile ette ühe loo ühest väiksest tüdrukust Pillest. Kooli jalutades kõndis Pille iga päev mööda väikesest räämas majakesest, mis oli peidus suurte ilusate kodude vahel. Maja oli vana ja veidi lagunenud ning tundus seepärast Pillele pisut hirmus. Aed selle maja ümber oli justkui maha jäetud. Taimed olid kõrged ja hoolitsemata ning puud metsikud. Mõnikord harva nägid kohalikud lapsed maja aias väikest vana naist, kes läbi hoolitsemata aia vaevaliselt oma postkastini jalutas. Tema sõrmed olid konksus ja imelikud. Ta selg oli küürus ja kogu keha hoidis ühele poole viltu. Ta nägi välja nagu kuri nõid mõnest muinasjutu raamatust. Kogu küla lapsed teadsid hirmujutte sellest, et kui naine sulle oma auku vajunud silmadega otsa vaatab, tarretab ta sind silmapilguga kivikujuks. Külas liikus veel teisigi õudusjutte sellest, mida kuri nõid lastega teeb, kui need tema kätte satuvad. Seepärast ei julgenud keegi lastest üksinda majast mööda kõndida. Ühel päeval jäi Pille kauemaks kooli. Kõik ta sõbrad olid juba lahkunud ja Pillel tuli üksi nõiamajast mööda minna. Kuna oli juba hämar, paistis maja ja selle lopsakas aed veel hirmsamana kui tavaliselt. Pille kõhkles hetkeks. Mis saab, kui nõid välja tuleb ja talle otsa vaatab? Või kui ta Pille oma majja kutsub? Koju ei viinud mitte ühtegi teist teed.
Seega võttis Pille julguse kokku ja mõtles sellele, kuidas kogu ta pere teda koju ootab. Ta kiirendas sammu ja astus edasi. Mida lähemale ta majale jõudis, seda suurema ja hirmsamana see talle tundus. Aga Pille mõtles aina emale ja isale ja sellele, kuidas nad teda kodus ootavad. Julgus tema sees kasvas ja ta astus edasi, tundes, et maja pole üldse hirmus. Kui ta oli jõudnud otse majakese ette, nägi ta selle ees seismas vana naist. Kogu ta hirm oli korraga tagasi. Tema süda tagus kõvasti ning ta püüdis mitte vanale naisele otsa vaadata. Piiludes vaid silmanurgast märkas Pille, et naine naeratab talle. Äkitselt paistis vana majake väiksemana ja sõbralikumana ning vana naine maja ees üldse mitte nõiamoodi. Sellele vaatamata kõndis Pille kiirelt edasi, mõeldes ikka soojale kodule ning emale ja isale. Ka järgmisel ja ülejärgmisel ja kõigil järgmistel päevadel märkas Pille majakese ees naist, kes talle naeratas ning õuduslood nõiast räämas majas kadusid Pille peast. Varsti naeratas Pille naisele vastu ning üsna pea hõikas talle eemalt tere. Mõne aja mööduses peatus Pille maja ees, et Heidekesega juttu rääkida. Vanal naisel oli palju huvitavaid lugusid. Pille sai teada, et tädi nimi oli tegelikult Tiida ja ta oli väga sõbralik. Alguses ei uskunud Pille sõbrad, et nõid polegi tegelikult nõid, vaid sõbralik vanatädi. Vanad õudusjutud olid ju lapsi pikalt hirmutanud, kuid üsna pea tutvustas Pille oma sõpradele vanatädi Iidat ja nõiajutud lapsi röövast Heidekesest kadusid vaikselt minevikku. Sellised lood aitavad lastel tegeleda selliste vanade hirmude ja uskumustega. Kindlasti on linnades või külades liikvel veel selliseid hirmujutte või on selliseid kohti, kuhu lapsed ei julge minna või asju, mida nad kardavad. Aga kui panna sellised kohad või asjad või tegelased juttude sisse, siis võib nad muuta laste jaoks palju sõbralikumaks ja lapsed harjuvad nendega ja nad oskavad kasutada neid võtteid, kuidas juhtida oma mõtteid positiivselt. Et nagu siin looski, mida Pille tegi, kui ta majast hakkas mööda kõndima. Ta rahustas ennast sellega, et mõtles oma emale, isale ja kodule ja sellele, mis teda ees ootab. Et ta mõtles positiivseid mõtteid ja lõpuks ju tegelikult selgus, et see vana nõiamaja ei olnudki tegelikult nõiamaja, et lapsed ka kardavad sageli asju, nagu ma ütlesin, mis ei ole päriselt olemas, aga me ei saa ju neile otse öelda, et kuule, et seal ei ole kolli. Aga need kollid võib mõelda või läbi erinevate tegevuste muuta sõbralikumateks. Järgmine asi, mis ma tahan teile tutvustada, kuidas laste hirmuga tegeleda, on hirmupuu või murepuu. Teil on seal paberid, mis te saite sealt algusest, et sinna võite ka joonistada oma, lihtsalt, et paremini meelde jääks, et te saaksite seda kasutada. Et seda saab kasutada täiesti ka rühmaruumis. Rühmaruumis seina peal näiteks teha selline suur puu, kuhu lapsed saavad siis oma muresid või hirme külge kleepida. Et sageli lapsed ei taha ka rääkida nendest või kui lapsed kirjutada ei oska, siis õpetaja abiga saab sinna kirjutada. Ja neid saab rühmas lahendada. Võib-olla rühmas on mõne lapse hirmuks või mureks mõni teine laps, kes teda kiusab. Et sellised asjad saab kõik koos läbi rääkida. Aga nüüd te võite joonistada endale sinna ühe hirmu või murepuu. Lihtsalt tavalise puu võite joonistada, et lihtsalt oleks see puu kuju, et saaks läbi teha selle korra. Kui kellelgi ei ole paberit, tahab paberit juurde. Ja hästi tore oleks, kui selle murepuu, kui te selle rühma või lastega teete, et sealt saaks neid lehti juurde panna ja siis ära võtta.
aga et nende lehtede mõte ongi seal selline, et kõiki muresid ei saagi lahendada. Kõiki muresid ei saagi lahendada, saab arutada läbi, milliseid osasid sellest murest me saame lahendada. Ja need osad, mida me ei saa mitte kuidagi ära võtta, need osad me jätame sinna lehtedena murepuu külge. No näiteks laps kardab päikest, kardab kohutavalt päikest. Siis saategi kleepida sinna murepuu külge ühe lehekese päike, et me ei saa ju maailmast päikest ära kaotada, aga lapsel on siiski see täitsa reaalne mure ja kuidas me selle murega saame tegeleda, on arutada lapsega koos läbi, et mis me saame teha siis, kui on äike. Kas me saame olla kõik koos? Me saame sahtlisse valmis panna hunniku küünlaid, et kui elekter ära läheb, sest võib-olla sellega kaasneb ka pimeduse hirm. Aga need mured, mida me ei saa maailmast ära kaotada, näiteks me ei saa lasteaiarühmast ära kaotada last, kes võib-olla kiusab või hirmutab, aga me saame selle lehekese panna sinna murepuu otsa ja me saame lapsega koos läbi arutada kõik need võimalused, mida me saame kontrollida, mida me saame ise teha selleks, et mure oleks lahendatav lapse jaoks. Kas selle murepuu kohta on küsimusi? Jah? Küsimus, et lapse nimi on sinna pandud, et kas tema ei mõelnud? Ma ei mõelnudki, et mitte nimi, vaid see mure ise. Jah, mitte nimi, vaid mure ise. Kodus on tegelikult kunstipoodides müüa hästi lahedaid selliseid vineerist välja lõigatud puukujukesi. Et ma ei tea, nad on vist tegelikult mõeldud ehtehoidjatena või sellistena. Et mul endal on kodus see olemas, et ma ostsin sinna külge puidust võtmehoidjad, et neid saab sinna riputada nagu sinna puu külge, et lapsed saavad siis oma muresid riputada sinna kodus sinna sellise täitsa füüsilise olemasoleva puu külge. Ja neid saab siis võite kodus kokku leppida mingi aja, millal me vaatamegi, mis lehed on sinna murepuu külge kasvanud ja kuidas me saame nendega koos toime tulla. Kas on veel küsimusi? Kas see osa, kus ma rääkisin sellest, et mis mured on nagu lahendatavad või mis mured on nagu selle mõte, et miks ma jätan selle lehe sinna puu külge, mida ma ei saa lahendada. Selle, et rühma jääb see laps alles, see, et äike ei kao mitte kuskil, on see, et me annaksime selle mure ära. Et laps annab selle mure ära, mida ta kontrollida ei saa. Ja tegeleb nende asjadega, mis on tema kontrolli all. Et see on hästi oluline vahet teha ja lapse jaoks ka oluline vahet teha, mida ma saan kontrollida ja paremaks muuta ja mida ma ei saa. Ja kõige viimaseks selline üks lõbusam ülesanne, et kui ma alguses rääkisin nendest hirmukollidest, kes elavad kapis või siis seal voodi all, või vahest need hirmukollid elavad ka lapse enda sees. Et üks võimalus nendest hirmukollidest jagu saada on nad paberile panna või siis nad voolida, et neil oleks kuju ja vorm. Et sageli need mured ja need kollid ja hirmud on miski selline hoomamatu, ta on kogu aeg olemas, aga ma täpselt ei tea, milline ta on. Ta hirmutab mind, aga ma ei saa aru, miks ja kuidas. Et üks võimalus ongi anda sellele kollile kuju ja te võite omale paberile ka panna tegelikult kohe praegu siin joonistada ühe, kui te mõtlete oma mõne suure hirmu peale või on laps teie juurde tulnud mõne oma suure hirmuga, et milline näeks välja teie hirmukoll. Et tegelikult on see hästi niisugune põnev harjutus, et võib-olla selleks on praegu siin natuke vähe aega ja see nõuab niisugust iseendasse minemist ja süvenemist, aga ma soovitan kodus ka igaühel enda hirmukoll paberile joonistada ja vaadata, mis kujuga ta tuleb, mis nägu ta on ja ma soovitan ka talle nimi anda. Ei, ma soovitan teha seda koos lapsega ja ma soovitan ka enda hirmukoll. Mõtlengi, et teeme koos, mina joonistan oma, sina joonistan oma. Just, väga hea mõte. Ja. Et teeme koos, siit eest tuli hea mõte, et teeme koos. Et
mina joonistan oma kolli ja sina joonistad oma kolli. Et see annab lapsele ka selle kindlustunde, et kõigil on hirmud. Hirmud ei ole ainult lastel, hirmud on ka täiskasvanutel ja võib rääkida lapsele sinna juurde lugusid, kuidas mina lapsena kartsin pimedust või kartsin ka voodi alt tulevaid kolle, kuidas ma sellega hakkama sain või kuidas ma oleksin tahtnud sellega hakkama saada. Sellele kusjuures teatud vanuses, kui me viitame multika näited, siis täpselt see kollide ülikool ja kollide kompanii on väga lahe lahendus. Kollid ei ole hirmsad, et kollid ei sõbrad, need on asjad, kes tulevad kapist välja ja mingi hirmustaks kooliselt. Minu lapsele see väga hästi töötab. Jah, ja siit tuli üks mõte, et on see Pixari multikad on vist need, mis tegelevad nende kollide ja hirmutamistega, et kollid on sealt tehtud lõbusaks. Et siit ma tahtsingi edasi minna, et kui see koll on endale kuju saanud, kui ta on välja joonistatud, nagu ma ennem ütlesin, ei tasu sellesse hirmu lõksu jääda selle lapsega. Et minu lastele see ülesanne väga meeldib, sellepärast nad nägid, kui ma seda kolli kodus joonistasin ja siis mul kõige väiksem poiss on 4-aastane ja siis ta on neid harjutusi ennegi näinud ja teadis, mis saama hakkab. Siis ta ütles, et emme, ma ei julge enam magama minna, sest ma tean, et mul on seal diivani all seesama koll koputab niimoodi vastu diivani, ta ütleb, kuuleb, ta koputab mulle vastu. Ja ma juba sain aru, mis ta teha tahab, aga ta ütles selle õnneks ise ka välja. Lähme nüüd joonistame selle kolli rõõmsaks. Ja üks on siin minu rõõmsaks joonistatud koll ja siis teine on tema rõõmsaks joonistatud koll. Et see aitab lapsel siis sellest hirmulõksust välja saada, et need kollid võivad nagu, siit tuli väga tore näide nendest Pixari multikatest, et kollid võivad olla tegelikult päris lõbusad, kui me aitame sellel kollil ka sellest kollitamismurest lahti saada. Ja lõpetuseks üks selline mõte, mis mulle väga-väga endale meeldib ja mida ma tegelikult kasutan oma põhitöös õpetajana hästi palju, et kasvada suureks ei pea lapsed oskama lugeda, aga nad peavad oskama mängida. Mänguga on selline asi, et kui ta lapsepõlves jääb mängimata, siis ta mängitakse ära natuke suuremana. Aga paraku suuremate laste mängud on alati natukene riskantsemad, alati natuke suuremad ja võivad lõppeda palju hirmsamini kui väikeste laste väiksed mängud. Ja sellepärast lasteaias ka laske lastel mängida. Minu väga tore õppejuhataja tõi sellise võrdluse lapse vabamängu ja õppetegevuse vahel, et kui sa näed, et laps mängib, ära peata lapse mängu oma õppetegevusega, sellepärast, et see ei ole kunagi nii tähtis kui see, mida laps teeb praegu. Ja ta tõi sellise võrdluse, et kujutage ette, et te kirjutate kirjandit või esseed või ettekannet. Ja siis tuleb sisse üks teine täiskasvanu, väga tähtis, direktor näiteks ütleb, jäta pooleli, pärast teed edasi ja teebki ettekandega sedasi. Viskab prügikasti. Et laps tunneb, kui tema mängu lõpetatakse, laps tunneb ennast samamoodi sellepärast, et kes on näinud pooleli jäetud mängu edasimängimist. Mina ei ole. Pooleli jäetud mäng, vägivaldselt pooleli jäetud mäng on katki tehtud mäng. Sellepärast laseme lastel mängida. Ja teile ka toredat mängimist!